Mis siis juhtub, kui Läänemaa naiste tugikeskus sulgub? No esiteks on see väga kurb selles mõttes, et me oleme hästi palju sellesse panustanud, et see tugikeskus meile siia tuleks. Me täiesti teame, missugused probleemid meil maakonnas on ja kuivõrd see tugikeskus on ennast õigustanud, kuivõrd naised on sellest kasu saanud. Juhul, kui ikkagi mingil põhjusel see tugikeskus ei saa jätkata, et esiteks juba see, et me oleme tegelikult loonud ju nendele kannatajatele ehk siis naistele sellise lootuse ja nad teavad, et on abi võimalik saada ja tuge ja nad ka on tänu sellele rohkem pöörduma hakanud. Et see justkui siis kaob, kui naine tuleb oma lastega ikkagi abi otsima ja siia elama või olema, siis olles siin maakonnas, tal on võimalus käia edasi tööl. Lapsed ei pea väga oma elu muutma, nad saavad käia lasteaias, koolis, et see on väga keeruline minna siis, ma ei tea, 6, 2, 3 Tallinnasse või Tartusse ja siis sealt hiljem naasta, et selles mõttes, et idee on ju see, et neid elule aidata ja neid toetada, aga sellisel moel, et 100 kilomeetri kaugustel seda teha on väga keeruline. Kersti Lõhmus, Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja. Millise murega või kui suure probleemiga teie poole pöördutakse? Tihtipeale ei tihka naised esimese tüli puhul pöörduda, aga teil? Tegelikult, kui ma nüüd mõtlen järgi nende naiste peale, kes on pöördunud, siis ega nad tülide pärast ei pöördugi. Et tülisid tuleb ikka ette peredes ja tülides on 2 osapoolt täiesti, enam-vähem võrdsed, aga pöörduvad naised, kus on selline süstemaatiline vägivald, terror, kus on ikka tõsised probleemid. Milliseid probleeme on tulnud lahendada? No ikkagi naistevastase vägivalla teemaga haakuvad probleemid, neid on palju, on turvalisus, on psüühilised probleemid, juriidilised probleemid, lastega seonduvad probleemid. Mitte ainult turvalise toa ja pelgupaiga pakkumine, vaid ka sinna lisanduvad ka muud teenused. Jaa, sest tegelikult see turvalise toa pakkumine on selline, ütleme selline tulekahju kustutamine, aga et neid tagajärgi pärast likvideerida, see võtab ka aega ja tihtilugu jäävadki need tagajärjed püsivaks mõne naise puhul ja mõne lapse puhul ka. Sellel aastal on meie poole pöördunud üle 90 naise. Meie poole pöörduvad põhiliselt Läänemaa ja Hiiumaa inimesed, aga ka kaugemalt Eestist. Sellepärast, et mõni naine tahab oma sealt vägivallatseja keskkonnast saada kaugemale ja on päris mitmed naised tulnud oma uut elu alustama siia meie tugikeskuse kaudu majutusele kõigepealt ja siis otsinud omale töö ja samamoodi siis ka omale elamise üürikorteri näol. Tagasiside nende naiste poolt, kes on teie käest abi saanud, milline on olnud? On olnud väga positiivne, et naised on tänulikud ja õnnelikud, et on sellised võimalused olemas, sest meie tugikeskus on suhteliselt noor. 2014. aasta aprillist avasime ja neid naisi, kes on pöördunud, on palju. Nii, edasi, 1. jaanuar 2017, mis siis saab, kui teile helistatakse, kui abivajaja on pisarais? Kõigepealt on kahju sellest, et me peame andma ära korteri, mis on naistele olnud siis majutusteenuse pakkumiseks, sest meil ei ole võimalust maksta selle eest ja me ei saa kasutada ka juriidilise ja psühholoogilise nõustamise teenust. Me oleme otsustanud, et me pakume toetust nendele naistele, kes juba on meie poole pöördunud, et me oleme neile toeks ja abiks, aga uute pöördujate puhul ma ei tea, mis saab, et meie telefon on avatud kindlasti mõnda aega ja me proovime omalt poolt aidata, aga me ei suuda nagu kompleksteenust pakkuda, mis ohvriabi seadus ette näeb. Ja mina olen Leili Mutso, olen Läänemaa naiste tugikeskuse töötaja.